lineaarvõrranduse lahendamiseks tuleb sisuliselt lihtsalt saada ühele poole x ja siis teisele poole vastavalt mingisugune arv. Ja kuidas seda teha? Üldiselt võrratuse lahendamiseks me saame kasutada teatavaid võrratuse omadusi. Sellest ma tegin eraldi videoga, ehk siis ülevaade võrratusest või midagi sellist. Aga mis me saame teha, on kõigepealt see, et kui meil on näiteks selline võrrand siin, siis me saame mõlemale poole liita 9 siis nii-öelda. Ehk siis mis me teeme on see, et või siis saab sellest mõelda ka niimoodi, Eestis üldiselt räägitakse niimoodi, et ma viin 9 teisele poole. Ja mis see siis tähendab, on see, et ühele poole jääb meil 3x ja teisele poole jääb meil siis 9. Aga nüüd oluline on see, et 9 läheb siis vastasmärgiga, ehk siis kui me kirjutame siia poole midagi, siis me kirjutame siia 9. Ja nüüd võrratusi sai jagada ka, ehk siis me saame nüüd jagada selle 3-ga, selleks, et me saaksime siit x-i eest 3 ära. Ehk siis me jagame mõlemat poolt 3-ga, me saame ühele poole x-i ja 9 jagame 3-ga, siis teisele poole me saame 3. Ja see ongi tegelikult selle lineaarvõrratuse lahend juba. X on suurem 3. Seda saab siis kirjutada mitmed erinevat moodi. Üks viis on graafiliselt, et teeme siia mingisuguse x-telje, siia teeme 3 ja siis x on suurem 3. Ehk siis x kuulub siia. Ehk siis x võib olla näiteks 4 või 80 või 1954, mida iganes. Lihtsalt, et ta peab olema suurem 3. Ja oluline on märgata siin, et tegemist on range võrratuse märgiga, mis tähendab seda, et x ise 3 ei saa olla. X-i väärtus peab olema suurem 3. Teine viis seda sama asja kirjutada on niimoodi, et x kuulub hulka ja siis kirjutame siia 3 ja siis siia poole pluss lõpmatus. Ehk siis x algab arvudest, mis on suuremad 3 ja lõpeb lõpmatusega, positiivse lõpmatusega. Kui meil on aga mingisugune muu tehe, et ütleme, et näiteks meil on 4x pluss 16. Ütleme, et see on ka suurem 0. Ja nüüd, kui me seda tahame lahendada, siis mis me teeme? Algus on väga sarnane. Kõigepealt ühel pool 4x, 16 viime teisele poole, -16. Ehk -16. Ja nüüd me tahame jälle jagada 4-ga, et saada siis vastavalt väiksemat, saada x-i ees sellest arvust lähti, siis jagame 4-ga, siia poole jääb x ja teisele poole jääb -4. Ja nüüd samamoodi me saame seda graafiliselt kujutada seda vastust, ehk siis siia paneme -4, x on suurem -4, ehk siis x kuulub siia. Aga x ise ei saa olla -4, ta peab olema suurem -4. Ja siis teine viis seda kirjutada, x kuulub hulka -4 ja siis positiivne lõpmatus. Ehk siis -4 arvud, mis on suuremad -4 kuni lõpmatusse. Nüüd võtame mõne näite, kus tekib negatiivne siis kordaja siia x ette. Ehk siis ütleme, et meil on midagi sellist ja ütleme, et see on väiksem 0. Nüüd jälle drill täpselt sama, ühele poole jääb -5x, teisele poole viime 25, jääb -25. Nüüd jagame 5-ga ja jagame -5-ga. Ja nüüd on jälle see oluline koht, et tuleb mäletada võrratuse omadusi. Ja võrratuse üks omadustest oli see, et kui sa jagad negatiivse arvuga, siis märk läheb vastupidiseks. Ehk siis muudab suunda nii-öelda. Ehk siis kui meil praegu siin on märk niipidi, siis nüüd me kirjutame ta niipidi, sest me jagasime negatiivse arvuga. Nüüd jagasime -5-ga, ehk siis siia poole jääb x ja teisele poole jääb 5. Ja nüüd selle vastuse saame samuti kujutada graafiliselt. Meil on 5 kuskil siin, panen keskele poole. Ja nüüd me tahame vastuseid siis, mis on, et x on suurem kui 5, ehk siis jälle sinna suunas. Ehk siis jälle x on kõik need arvud. Ja samamoodi saame kirjutada, et x kuulub hulka 5 positiivsesse lõpmatusse. Ja nüüd teeme ühe mitterange võrratusega. Ehk siis kui meil on
ütleme 16x on siis väiksem või võrdne, ütleme ka 16x-iga või 16-ga õigemini. Mis me siin teeme, et sellist olukorda lahendada, me kõigepealt jagame 16-ga, saame, et x on väiksem või võrdne 1-ga ja siis see ongi põhimõtteliselt vastus, et nüüd seda kandes graafikule, x on väiksem või võrdne 1-st, ehk siis siin on 1. Nüüd graafikule kandes mitte, et me ei tee enam seda kumeratjoont nii-öelda siia, vaid nüüd me teeme sellise täisnurga, proovime siia teha. Et see siis tähistab mitteranget võrratust. Siin on 1 ja siis x kuulub siin nüüd sellisesse hulka, kus kõik arvud, mis on väiksemad kui 1 ja 1 ise ka kaasa arvatud, on x-i siis lahend. Ja kui me seda kirjutame siis teistmoodi, me kirjutame x kuulub hulka ja nüüd me paneme kandilise sulu. Aga kuna me vaatame, siinpool on ju negatiivne lõpmatus, siinpool on negatiivne lõpmatus, siinpool on positiivne lõpmatus, siis kõigepealt ta algab on ju negatiivsest lõpmatusest ja siis liigub sinna poole edasi, kuni ta jõuab 1-ni. Ja 1 on viimane väärtus, mis see x saab ise olla. Ja kuna see on mitterange võrratus, see tähendab, et 1 ise kuulub samuti vastuste hulka, mis on võimalik anda, läheb siia poole selline kandiline sulg.